Me oleme jõudnud tagasi salmidesse, eelmine suvi olime ka, siin lõpetasime salmid korraks ja nüüd siis vahepeal jälle ja me hakkame salm 8-ga ja mina täna jutlustangi salm 8-st ja siis järgnevad korrad ka, siis me kuuleme järgnevaid salme 9 ja 10 ja see on nii ja ma mõtlesin, et sissejuhatuseks natukene võiksime rääkida, kuna salmid on kirjutatud enamasti Taaveti poolt, aga on ka teisi, kes on neid kirjutanud siis, ja need salmid järgnevad siis on Taaveti poolt ja salm 8 on kirjutatud Taaveti poolt, siis minust see salmi kontekst ise ka kirjeldab väga hästi Taaveti südant ja sellepärast ma natuke räägiksin eellugu Taavetis ka. Me nüüd natuke kuulsime Vanatestamendi lugemist, kus siis Taavet võitles Goljatiga ja kuidas ta sinna sattus. Aga enne seda ma loen salm 8 esimese salmi siis ja see on laulujuhatajale Kati Pilli mängijale Taaveti laul. Et see ongi esimene salm selles laulus, et siin on antud, et seda siis tuleb mängida mingil pillil või mingit moodi, seda täpselt me ei tea, aga me teame, et see on siis Taaveti laul. Et seda lauldi ja see on Taaveti siis kirjutatud. Ja kui me mõtleme nüüd tagasi Iisraeli rahvale, siis Iisraeli rahvas, kui me oleme Vanat Testamenti lugenud, siis nad tulid välja orjuse kojast Egiptusest, siis nad said enda maali Joosua läbi, siis nad vallutasid Kaananimaa ja peale Joosuat neil oli väga õnnis aeg Kaananimaal. Aga peale seda läks raskeks rahvast hakkas vaikselt nagu Jumalat tunnustama ja Jumal andis oma rahvale kohtumõistjad ja kohtumõistjad olid need inimesed, kes siis olid Jumala prohvetid Jumala ees ja täitsid ja kaitsesid siis Iisraeli nii-öelda võõrvägede eest ja olid otse kui vahemehed siis Jumala ja Iisraeli vahel. Ja viimaseks kohtumõistjaks, kes Iisraelil oli Saamuel. Ja Saamuel siis ilmutas Jumala tahet Iisraelile ja ta ka juhtis mõnes mõttes rahvast, et mõnes mõttes ta oli Jumalale poolt pandud rahvajuht Iisraelile, aga vilistid ründasid Iisraeli pidevalt ja nad hakkasid nurisema ja neile meeldinud Saamuel ja nad tahtsid kuningat saada. Ja kuna nad tahtsid kuningat saada, siis neile meeldinud see, et Jumal oli pannud rahvale valitsejad nii-öelda nagu juhuslikult, see võis tunduda neile nagu juhuslik, aga ometi see ei olnud juhuslik. Ja Jumal siis ütleb, et see kangekaelne rahvas, et me tõesti peaksime, et pane siis neile kuningas. Ja kelle nad siis kuningaks lõpuks saavad, esimene kuningas saab Iisraelis olema Saul. Ja Saul on suur mees, tugev, ilusa välimusega, ta on peajagu pikem kui teised, kes siis muu rahva seas on, ehk siis ta oli väga pikk mees, tugev mees. Ja ta saab kuningaks. Ja Samuel siis on mõnda hetke rõõmus, aga mingi hetke pealast siis Saul läheb kõrgiks ja ülgab Jumala sõna ja läheb sellest nagu eemale. Nii, et ta teeb pattu ja Jumal siis ütleb lahti Saulist ja ütleb Samuelile, et nüüd sa pead uue kuninga võidma ja Sauli sugu ei saa enam minna. See on pikk lugu, seda saate lugeda esimese Samueli raamatust. Aga nüüd siis esimest korda tuleb siis mängu selline mees nagu Iisai. Ja Samuel saab käsu Iisai kotta minna ja minna võida sealt Iisai poegade seest endale kuningas ja kui ta läheb sinna kotta, siis Iisrael on 7 poega ja ta toob siit välja esimesed 3, Eliab, ma loen selle kohe, esimese Samueli 16:6 ja Samuel tuleb siis Iisai kotta ja näeb neid poegasi siis esimest korda. Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles, küllap on nüüd issanda ees tema võitu. Aga issand ütles Samuelile,
ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale, sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Siis Iisai kutsus Abinadabi ja laskis ta Saamuelist mööda minna, aga Saamuel ütles, issand ei ole ka teda valinud. Siis Iisai laskis samma mööda minna, aga Saamuel ütles, issand ei ole ka teda valinud. Nõnda laskis Iisai oma 7 poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile, issand ei ole neid valinud. Iisal oli 7 tublit poega ja 3 neist olid eriti tublid, sest need olid kõige vanemad. Eliab tundus veel siis selline eriti esinduslik, sest Saamuel kaugelt nähes juba arvas, et tema võiks olla see kuningas. Nii nagu Saul oli pikk mees, on Eliab pikk mees, tugev mees ja tundub, et sobiks kuningaks väga hästi. Aga ometi Jumal ütleb siin, et ta ei sobi. Ja Iisai selles loos, ta ei pea Taavetit isegi vääriliseks, et minna Saamueli ette. Ja sellepärast Taavet hoiab hoopis karja. Kas ta siis vääriline ei olnud või mitte, aga ta oli kõige noorem ja kindlasti Iisai arvas, et temast ei saa seda ja ta pigem siis lasi ta karjas olla. Aga ometi Saamuel siis nõuab Taavetit ja Taavet tuleb ja siis ta võiab Taaveti siis võidõliga ja kuulutab talle prohvetlikult, et temast saab kuningas. Ja nüüd ma hüppan siit edasi Taaveti loos, kus siis sõda tuleb filistidele, Saul on kuningas ja siis ta kutsub sõjaväe inimesi siis enda alla ja siis Iisai esimesed 3 poega lähevad sõdima ja ühel päeval siis Iisai käsib neile siis tuua sööki ja jooki ja kõike head ja vaatama, kuidas nende käsi läheb. Ja see ongi täpselt see sama sõjakoht, mida me lugesime, kus filistid ründavad siis või tahavad rünnata siis Iisraeli ja kus on siis suur koljat, kes neid hirmutab. Ja siis Taavet kuuleb seda, jätab oma mõtted kõrvale ja siis hakkab rääkima, et mis te lasete niiviisi juhtuda, et mina lähen löön ta maha. Aga seda juttu kuuldes siis ma loen 17, 1. Saamueli 17:28 Eliabi sõnu. Ja nüüd on see sama Eliab, kes on kõige pikem, kes on mõnes mõttes kõige tugevam, samamoodi nagu Saul, kes on tugev, kes on pikk ja mõnes mõttes nemad oleksid pidanud minema selle koljatiga võitlema, aga ometi nad ei julge minna ja keegi ei julge minna. Aga nüüd, kui ta kuuleb Taaveti sõnu, siis ta ütleb, aga Eliab, Taaveti vanem vend kuulis, kui ta meestega rääkis ja Eliabi viha süttis põlema Taaveti vastu ja ta ütles, mis pärast sina siia tulid ja kelle hoolde sa jätsid selle väikse karja sinna kõrbesse. Ma tunnen küll su ülbust ja südame kurjust. Sa tulid muidugi selleks, et näha taplust. Ja nüüd 31. Aga kui neid sõnu kuuldi, mis Taavet rääkis, jutustati neist Saulile ja Saul laskis tema tuua ja Taavet ütles Saulile, ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda, ehk siis koljati pärast. Su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga, aga Saul ütles Taavetile, ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor, tema on aga noorest põlvest peale sõjamees. Siis ütles Taavet Saulile, su sulane oli mu isa lammaste ja kitseda karjane. Kui tuli lõvi või karu ja vilist viis lamba karjast ära, siis ma läkitasin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust. Ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin ta habemes kinni, lõin ta maha ja tapsin ta. Su sulane on nii hästi lõvi kui karu maha löönud ja see vilist, see ümber lõikamatu, saab olema nagu üks neist, sest ta on teotunud elava Jumala väehulki. Ja Taavet ütles, küllap issand, kes mind on päästnud lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest.
siin on nagu kontrastne erinevus nendest, mida Iisrael tegi. Kui Koljat tuli välja, siis Iisrael värises, siis Eljab värises ja Saul värises ja keegi ei julgenud temaga minna. See protsess kestis seal 40 päeva, kui Koljat mõnitas. Nii Iisraeli jumalat kui Iisraeli rahvast. Ja nüüd tuleb Taavet, esimest päeva kuuleb, mis asja te siin teete, mina lähen. Ja nüüd meie jõuame selle mõnes mõttes see pealt näha noor karjus poiss, kes saab kuulsaks selles lahingus esimest korda. Me oleme vaatama mõnes mõttes tema südant ja siin on ka tema suhtumine ja miks Jumal valis just Taaveti kuningaks, ongi sellepärast, et ta oli julge, ta uskus Jumalat ja ta ei läinud oma käsivarraga, vaid ta uskus seda, et Jumal on see, kes varustab ja viib ja annab läbi. Ja nüüd ma tahaksin lugeda salmist 8, teisest salmist alates. Ja see on nüüd siis Taavete laul, see sama Taavet siis, kellest me kuulsime. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. Väetite ja imikute suust sa valmistad kiitva väed. Oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kätte maksjat. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid ta au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd. Kõik sa panid tema jalga alla. Lambad, kitsed ja härjad, kõik samuti metsloomad, taevalinnud ja merekalad ja kõik, mis mereradadel liigub. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. See salm on nagu Jumala kiitus Taaveti suu läbi siis, ja siis, kui me vaatame, see hakkab, Issand meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas, siin on see muster, mis lõpeb ka lõpus, et viimane salm on Issand meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. See on Taaveti imetlus ja kiitus sellest, kes siis Jumal on. Aga hakkame nüüd lähemalt vaatama, mida ta siis siin räägib ja kui ta ütleb seda siis, et Jumalat on mõnes mõttes nagu näha igale poole, ta on kogu maailmas väga auline ja sinu aukuulsus ulatub üle taevaste, et Jumala aukuulsust on näha. Ja mis ta siis, loeme 3. salmi, väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kätte maksjat. See tsitaat, see mõnes mõttes, kui sa Taaveti seda laulu vaatad, siis see tundub nagu nii nagu suvaline ja ebaloogiline, et mis mõttes Jumal siis võtab väetid, lapsed ja imikud, väetid ja imikud ja valmistab nendest siis jõulise väe ja võidab sellega nii-öelda oma vastupanijad, kõik need, kes Jumala vastu tulevad. Ta võidab need ära, siis mõnes mõttes see Taaveti lugu seal ennem ka, mis ma rääkisin, et tema oli see väeti ja väike, kõige noorem ja sai suurest jagu. Aga nüüd, kui me vaatame nüüd seda 3. ja lähme Uude testamenti, siis Uues testamendis Mattuse evangeeliumis on Paasapüha sündmus. Kui te näete Paasapühas ja Mattuse 21 peatükk, kus Paasapüha hakkab ja Jeesus siis seal enne Paasapühasi, ta ütleb oma jüngritele, et mine ja tooge mulle ema eesel, ta annab neile selle kindlad juhised, mismoodi nad leiavad selle ema eesli siis kellegi käest ja küsivad seda ja siis ta kindlasti laenab nii-öelda seda ema eeslit neile, kui ta ütlevad, et issandal on seda vaja ja nüüd Jeesus võtab selle ema eesli ja läheb siis nii-öelda
ligineb Jeruusalemmale. Jeruusalemm oli suure kuninga linn, Jeruusalemm oligi sellesama Taaveti linn pärast ja tema üles ehitatud võimas kants Jeruusalemm. Ja nüüd Jeesus tuleb ja täidab seal esimese profeteeringu Sakaaria raamatus, kus ta siis Sakaaria kuulutab ette, et sulle tuleb Iisraeli tütred, sulle tuleb kuningas, kes istub ema eesli seljas, ja Jeesus teeb seda täpselt. Ta ei tule niiviisi suure sõjaväega ega pasuneid puhudes või hobuste või mingisuguste vankritega, vaid ta võtab ema eesli ja läheb temaga. See on alandlikkuse märk, ta tuleb alandliku ja tasasena. Ja mis rahvas teeb? Rahvas on ennem Jeesus elus näinud nii palju igasuguseid vägevaid asju, et nad hakkavad pallimüüksi murdma, panevad need Jeesuse ette ja kiidavad ja nii-öelda karjuvad siis Hoosianna Taaveti pojale. Nad kiidavad teda kuningaks, nad juba ülistavad teda ja väetid lapsed teevad seda seal ja seal teevad seda tavalised inimesed, lihtsad inimesed teevad seda. Ja kui me sealt edasi loeme, siis Mattuse 21:1-16 on, ma loen 14. See on, siis Jeesus jõuab pühakotta, teeb piitsa ja peksab välja kõik siis rahavahetajate needsamused lauad ja teeb põhimõtteliselt täidab seal järgmise profeteeringu, et püha viha sööb ära mind sinu pärast. Ja siis, kui ta on seda teinud, ma loen selle koha. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutajaid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesi, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid Hoosianna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks. Ja nad ütlesid talle, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud? Sa oled valmistunud kiituse, väetite, laste ja imikute suust. Ja nüüd Jeesus tsiteerib seda samat kirja kohta Salm 8 siin ja ta nii-öelda imestatult või mõnitavalt, mõnes mõttes võiks isegi öelda, ütleb variseridele, kas te ei ole lugenud salme, kas te ei saa aru, mis siin toimub, kas te ei saa aru, et siin Jehova on tulnud oma templisse, et Jehova on tulnud enda templit vaatama ja Jeesus siin selles kohas siis täidab ka selle profeteeringu, mida teha, mida see siin ees on ja kes Jeesust ei teeni ja kes Jeesusest nagu eemale hoiavad ja pahaks panevad ja kes pahandavad, on pigemini need inimesed, keda siis rahvas alt üles vaatas, kes olid selle ajastu targad, selle ajastu suurmehed, nii-öelda variserid ja saduserid ja kirjatundjad, need, kes siis üritasid mõnes mõttes kõike teha Jumala järgi näiliselt, aga ometi nende süda teenis midagi muud, neile meeldis see kuulsus, nii nagu Saulile meeldis kuulsus ja ta ei andnud kuninga trooni ära, kuigi Saamuel ütles, et see antakse ära ja ta pigemini hoidis sellest 10 küünega kinni, ta ei lasknud Taavetit kuningaks kroonida, nii ka need mehed, kes siin on, kui nad näevad Jeesust, nad näevad, et inimesed saavad terveks seal templis, nad näevad, et nad näevad, et selline midagi erakordset on juhtunud. Kuningas on tulnud midagi, rahvas on karjunud. Jeesus ennem Luukas ta ütleb ka seda, et kui see rahvas jääks vait, siis hakkaksid kivid kisendama. Nii tõesti siin ka. Ja Jeesus siis noomib neid või siis mõnes mõttes nagu ütleb solvavalt neile, et kas te tõesti ei ole lugenud? Jah, kuulen küll, kas te pole kunagi lugenud? Kas nad pole kunagi lugenud? Need ei ole arvatavasti, Salm 8 oli neil peas, need, kes seda ütlesid. Nad teadsid tegelikult seda, aga nad ei suutnud seda seostuda, sest nende silmad olid kinni ja nad ei näinud. Ja nüüd Jeesus mõnes mõttes endast teeb siin ühe teeniva kuninga näite selles paasapüha loos ja samas ta ütleb ka seda, et
tema on valmistanud kiituse väetiste laste ja imikute suus, et meie, kes siis Jumalat päriselt nagu kiidavad või näevad, siis mingites väga erilistes kohtades on pigemini need, kes on meie ajastu siis nõrgad ja väetid. Ja ma tahtsin siis teiseks, me võiksime hüpata nüüd ja vaadata neid inimesi, kes siis need väetid on. Ja selleks tahaksin minna 1. Korintuse kirja, seda, mida me lugesime ka alguses, aga 1-26 siis, 1. Korintuse kiri, 1. peatükk 26, salm alatis. Ja siin Paulus siis kirjutab, vaadake vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud, mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost, kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamas soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Siin on nagu mõnes mõttes Paulus siin kinnitab seda, et me vaataksime enda sisse ja saaksime endale alandliku südame, mitte uhke südame, kes arvab, et ta midagi on, nii nagu Saul, kes arvas, et ta on hea kuningas, olenemata sellest, mis Samuel ütleb või ei ütle. Või siis need variserid, kes kõigest hoolimata panid vastu Jeesusele, kui nad Jeesust nägi. Siis Jumal ütlebki, et mina olen tulnud nende juurde, kes maailma meelest on siis, või need, kes ongi siis maailma meelest narrid. Ja miks ta seda teeb, ongi sellepärast, et häbistada tarku ja et teha tühjaks neid, kes enese silmis on kõrgid. Teinekord me oleme mõnes mõttes õndsad, kui me suudame vaadata ennast sinna sisse ja saada aru oma nõrkusest. Teinekord me mõnikord ei saa lihtsalt sellest aru, sellepärast et me elame seda elu või me unustame ära ja võib-olla elus läheb kellel paremini, kellel halvemini, aga me mõnikord unustame Jumala ära. Ja see ongi nagu see väga tähtis asi, et me paneksime ennast tähele ja vaataks ennast kõrvalt. Eseekel kirjutab Jeruusalemmast, Eseekeli raamatus prohvet Eseekel, ja ta kirjutab seal Jeruusalemmast, ta kirjutab mõnes mõttes Jeruusalemma loo, et tema näeb Jeruusalemma kui siis verist last, kes on siis oma vere sees siplemas ja Jumal siis tuleb ja võtab ta ja ehib ta, keegi teine teda ei taha, aga tema võtab ja aitab ta ülesse ja hoolitseb tema, peseb, annab talle ilusad läikivad riided ja teeb ta nagu uueks, aga Jeruusalemm ometi läheb ja teeb pattu. Ja kui üks salm on siit, mida ma tahaksin välja tuua, Eseekeli 16:22 on see, et Jumal paneb otse kui näpu selle Iisraeli või Jeruusalemma peale ja selle juutide peale, kes seda tegi, ja ta ütles, et kõigi oma häbitegude ja hooramiste juures ei mõelnud sa oma nooruspäevile, mil olid alasti ja paljas ja siplesid oma veres. Et siin Jumal ütleb, et mõtleks ometi selle peale, et mina andsin sulle kõik need asjad, mida sa siin said. Kui me oleks lugenud selle Eseekeli raamatu, siis ma oleks näinud, mida Jumal andis Jeruusalemmalt, ta andis talle kuningad, kohtumõistjad, kõik vägevad ja ometi nad läksid ja tegid pattu. Ja nad unustasid ära seda, kes nad tegelikult olid Jumala ees, enne kui nad üldsegi võisid olla keegi. Samamoodi Saul ka. Kui me vaatame Sauli lugu, jälle samamoodi, Saul alguses nagu tundus alandlik mees, aga ta unustas ära selle, kes ta oli. Ta alguses isegi ise ütles ka, et kes mina olen kõige väiksemas soos Iisraelis, et mis kuningat sa minust tahad teha. Saul ütles seda Samuelile.
aga Samuel võitis ta kuningaks, aga hiljem, kui Jumal võtab talt kuningriigi ja ütleb, et keegi teine peab olema ja Samuel mõnes mõttes nagu suunab sellele, et ta saab aru, et Taavet on uus kuningas ja Jumal on Taaveti valinud, sest Taavet võidab ja teeb kõike seda, siis Saul hoiab kinni enda minast ja ta ei mõtle tagasi, nii nagu seal Heseekili raamatus, ta ei mõtle tagasi selle peale, kus Jumal ta välja tõi ja mis Jumal tal andis. Ja meie südamed teinekord samamoodi, me peaksime, kui me nagu unustame ennast siia maailma ära, siis meie peaksime mõtlema samamoodi tagasi sellest, et Jumal on meid päästnud ja andnud meile armu. Ta on võtnud meie patusüü ja teinud meid puhtaks. Ja see on väärt asi, mille peale vaadata. See on väärt asi, mille peale mõlgutada tagasi ja mitte võtta iseenesest seda, et mul on see asi ja mul on too asi ja mul on kolmas asi, vaid olla selle kõige seest tänulik ja tänada Jumalat selle evangeeliumi ja pääste eest, et Jumal on meid armastanud, et on meile evangeeliumi andnud, et me oleme võinud uskuda, et me täna saame olla koguduses issanda lastega koos ja tunda teda. Et see on nii suur asi ja et me ei unustaks seda ära, see on üks see koht, mille ma tahtsin suruda. Ja teine asi, kui sa tunnedki ennast väetine ja nõrgana, siis mul on rõõmu sõnum sulle, vaata issanda peale, sest temas on hingamine, temas on vägi. Tema ütleb, et kõik alandlikud ja hinges murtud tulgu minu ette. See on imeline asi, mida Jumal teeb. Nii, ma loen siit edasi ja 4. salmis siis 8. laul, eks, ja 4. salm. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa olen rajanud, siis mis on inimene, et sa tema peale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma käte tööd. Kõik sa panid tema jalga alla. Lambad, kitsed ja härjad. Kõik samuti metsloomad, taevalinnud ja merekalad ja kõik, mis mereradadel liigub. Siin on Taavet siin 4. siis ütleb, et kui ma näen su taevast ja su sõrmede tööd, kuud ja tähti. Millal, kui me võime mõelda selle peale, siis kuidas Taavet võis seda näha, et kui me läheme tagasi sinna Iisai lukku, kus ta on seal karjas, eks, ja siis ta oli tema põhiolemus või oli olla karjas ja ta pidi ka öösel olema seal karjas ja me täna, kui me vaatame siin Tartu linnas öösel taevas, siis me ei näe mitte midagi, sest Tartu linna tuled on nii eledad ja taevas ei ole ühtegi tähte peaaegu, võib-olla mõni on. Aga Taavet oli seal mägedes, kus ei olnud ühtegi linnatuld ja see kogu see taevalaotus oli eredaid tähti täis, mida ta võis imetleda ja vaadata. Ja siin ta vaatab mõnes mõttes, toob selle pildi seda, mida tema koges, see aukartus, et Jumal on teinud kõik galaktikad, kuud ja tähed, kõik selle võimsuse, selle suuruse, selle vägevuse ja olles ise nii pisike selle ajal, samamoodi nagu kui Jumal Abrahami kutsub, siis ta näitab talle, kutsub ta välja tähti vaatama ja ütleb, et vaata neid, siuke saab olema sinu sugu. Et see on võimas pilt, kui me seda näeme, me ei ole harjunud seda nägema, aga sellepärast, et me lihtsalt ei näe, sest liiga valge on. Aga kui me jõuame piisavalt pimedusse, siis me näeme seda maa kohta. Ja siin ka ta toob selle kontrasti, mis tollal see, kes seda salmi laulis või luges, tema jaoks oli see väga kontrastne, sest tema nägi seda iga õhtu, kui ta üles vaatas, seda võimsust ja suurust iga kord, kui taevas selge oli, siis ta nägi seda. Ja ta ütleb, kui Jumal, sina oled nii suur, kes sa oled kõik selle loonud, siis ütleb, siis mis on inimene, et sa temale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed ja sa tegid ta pisut alamaks Jumalast, ehtisid teda au ja austusega. Kui mõnes mõttes me võimegi seda küsida, et kui ma arvan, et salmist siin üks ühele ei too siia Jeesust, aga ta toob siia Jeesuse küll, aga mingil määral see on natuke keerulisem, natuke sügavam, natukene
veel erilisem ja ma proovin seda lahti seletada teile. Kui me mõnes mõttes tänases hetkes oleme ja mõtleme seda, et Jumal on andnud inimesele valitsuse, siis me tegelikult seda täna täiesti ei näe. Selles mõttes, et meil on haigused maailmas, meil on mõnes mõttes see sama patt on maailmas, kes tegelikult mõnes mõttes valitseb nii paljudes kohtades meie üle, kus me tunneme kannatust ja piina, ma mõtlen siis inimkond üldse. Inimkond üldse nagu ei tundu väga valitsev, nad küll on, jah, ma saan aru, loomadest erinevad, loomad on erinevad kui Jumal või siis kui inimesed, aga ometi see nagu tundub, nagu oleks midagi nagu salmistil siin läinud kehvasti. Aga sukeldume siia sisse ja mõtleme selle peale, et kui me läheme esimese inimese Aadama juurde, siis esimene inimene Aadam, Jumal pani ta Eedeni aeda ja andis temale valitsuse ja ta ütles, et sina pead valitsema ja harima seda aeda. Ta andis Aadamale ja Evale siis selle õiguse valitseda, ta pandi ta kõikide loomade ja samamoodi nagu me siin loeme loomade, mereelukate ja muude metsloomade üle. Ja tema oli see, kes oli mõnes mõttes Jumala loodu kroon. Siis kui Aadam loodi, siis Jumal ütles, et see on väga hea. Ta oli väga rahul sellega ja ta tegi seda. Aga mis juhtuski see, et Aadam siis Jumal ütles ühe asja, ta kõike muud lubas. Ei öelnud mitte midagi selle kohta, aga ta ütles, et näe, siin aia keskel on see puu, ära sellest söö ja seda just Aadam tegi. Ja sellega Aadam andis ära oma nii-öelda valitsuse, oma trooni ja ta, kellel ta selle andis, siis ta andis selle nii-öelda saatanale tehes kurja, ehk siis läbi patu sai tema siis selle meelevalla alla. Aga nüüd ometi, kui me läheme sinna tagasi, siis meil Uuest Testamendist räägib teisest Aadamast, kes on siis tulnud. Ja see teine Aadam ongi see sama Jeesus. Ja kui me vaatame sellesse, siis mis on inimene, et sa tema peale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed, siis ta täpselt selle pärast mõtlebki inimese peale, et see teine Aadam on tulnud ja see teine Aadam on Jeesus. Tema on saanud meie esindajaks, uueks esindajaks. See, kes oli enne meie esindaja, oli Aadam ja esindas meid patus ja siit saati me kogeme seda pattu siin maailmas. Aga siis tuli teine esindaja ja see on see sama kuningas, kellest me lugesime paasapühades. Ja see teine Aadam on Jeesus ja Jeesus on tulnud ja elanud selle elu täiuslikult ja võtnud meie pattu eneste peale, meie, kes me usume tema nimesse ja meie, kes me vaatame tema peale, siis meie saame tegelikult minna ja imetleda samamoodi Taavetiga koos seda 5. salmi. Siis mis on inimene, et sa tema peale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed? Mis ta on? Ainult läbi Jeesuse ta on. Ainult läbi Jeesuse on inimene midagi. Ja see ongi see nagu mõnes mõttes see lõppfaas, millesse Jumal meid kutsub ja meie täna ka, kui me käime Jeesuse järgi, siis me saame tunda seda helgust ja imetlust ja au, et Jumal mõtleb meie peale läbi Jeesuse. Ta päriselt hoolib meist, ta ei jäta meid kuidagi märkamata, kui me vaatame tema peale ja otsime evangeeliumi ja halastust ja armu, siis Jeesus on siin ja ta on lähedal meile. Et see teine Aadam ongi meie esindaja täna siin ka. Ja meil täna on lootus Kristuses ja Mattiuse ja kui sinu lootus ei ole, kui sa tunned, et midagi nagu tahaks veel, nagu, et päris ei julge uskuda või
ma ei tea, kui palju me enamus oleme siin kristlased, aga mina ei näe südamesse, Jumal näeb südamesse, mina näen seda, mis on silma ees. Aga siis ometi Jeesus ise kutsub üles Mattuse 11. peatükis, 25. salmist ütleb, et tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistliku eest ja oled selle ilmutanud väetile. Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik mu Isa andis mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid Isa. Aga ükski tunne Isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enese peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja teie leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud. Jeesus kutsub kõiki, kes tunnevad koormat enda hingele, ehk siis seda patukoormat, seda vaeva, kes saab aru sellest, et kes mõtleb tagasi selle peale, kes ma tegelikult olen Jumala ees. Kui ma läheksin iseenda rammuga Jumala ette tõtt vaatama, siis minust ei jääks midagi järgi, sellepärast, et minus ei ole seda õigsust. Minus ei ole seda õigust seista Jumala ees, mul on enda rammus. Aga Jeesus ütleb, et tulge minu järgi, vaadake minu peale, võtke ja mina annan teile hingamise. Jeesus lubab meile hingamist. Tema ongi see aukuningas, see Jehova, see, kes tuleb ja valitseb. Tema on see, kes ütleb ja kellega koos meie saame ütelda, Issand meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Meie saame siis tõesti näha seda, kui me näeme, et Jumal mõtleb meie peale läbi oma poja, siis me saame teda kiita ja me peaksimegi seda tegema. Me peaksimegi vaatama selle peale ja mitte saama oma enese silmist targaks, nii nagu Saul sai targaks või oma enese silmist targaks, nagu paljud teised Jeesuse ajal arvasid, et nemad teavad paremini ja hoidsid kinni oma nii-öelda variseride troonist või sellest positsioonist, mis neil oli. Nad ei suutnud ennast tuua Jumala Jeesuse jalg ette ja nad ei suutnud teda kiita, kuigi ometi nad oleksid võinud võtta Jeesuse sõnadesse sama salm 8. ja ütelda seda, et Issand meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Sa oled tõesti midagi suurt teinud, ma tahan sind kiita, sa oled tõesti suur. Ja ma kutsun täna meid kõiki üles Jumalat niiviisi vaatama. Kutsun täna meid kõiki nii üles ennast vaatama kõrvalt ja nägema seda, et ilma Jumalata me ei ole midagi, aga Jumalaga koos me oleme midagi väga erilist. Meil on põhjust rõõmustada selles, sest Jumal on valmistanud meile, Jeesus on meie ees läinud valmistama igavest linna meile, igavest kodu, neid asemeid taevasse. Ja meil on täna see lootus, kui me võtame Jeesuse ikke enda peale ja vaatame tema sisse, see ei ole mingi raske asi, me ei pea endast välja hüppama, me peame vaatama ja usaldama teda, uskuma teda ja tahtma olla talle meelepärane, lihtne, see ei ole raske. Me saame vaadata tema sõna, kuulata, kuidas seda räägitakse, hoida temast kinni, vaadata tema poole. Uskuda mõnes mõttes on nii lihtne ja mõnes mõttes nii raske, sellepärast et me ise tahame olla need, kes oma enda käsivarrega ennast suruvad taevasse, aga me ei saa seda teha, sest meil ei ole seda antud. Meil on antud eeskäija, see esindaja, Jeesus Kristus, see kuningas, see vägede issand, kes on tulnud ja teinud lepituse meie eest. See on imeline asi, mille peale vaadata, mille sisse näha ja mõista, et ühel päeval tuleb talle pulm. Kui me ühel hetkel siit elust läheme, siis me saame sinna pulma ja tema ütleb, et siin on teie ase, siin on teie kodu, mida mina olen teile valmistanud. Ta ei valeta. Jumal ei saa valetada, sest ta armastab oma lapsi ja ta on helde nendega, kes tema peale vaatavad. Ja siis me saame ühes koos hüüda salmistiga. Issand meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Me palvetame.